kõik Alice'i poole, nii kui Alice nähtaval ilmus. Aga tema jooksis, mis jalad kandsin ja jõudis peagi terve nahaga paksu metsavarju. Tee ääres kasvas suur seen, umbes niisama kõrge kui ta ise. Alice tõusis kiki varvule ja kiikas üle seenekübara ääre. Oi, ta silmad sattusid vastamisi suure sinise tõugu silmadega, kes suitsetas rahumeeli pikka vesipiipu. Nad silmitsesid teineteist vaikides. Viimaks võttis tõuk piibu suust. Kes sina oled? No, ma ei tea isegi, härra. Ma tean ainult, kes ma olin, kui ma täna hommikul üles tõusin. Aga mulle tundub, et ma olen sellest ajast mitu korda muutunud. Mis sa sellega mõtled? Küsis tõuk teledalt. Väljendanud selgemini. Ma kardan, härra, et ma ei saagi ennast väljendada, sest ma pole ju mina ise. Ei saa aru, ütles tõuk. Ma ei oska selgemini öelda, aga olla ühe päeva jooksul nii mitmekasvuline, see ajab hullusti segadus. Ei aja, ütles tõuk. Noh, aga kui teie ühel päeval muutute nukuks ja hiljem liblikaks, siis tundub teilegi, et see on veidravõitu, eks ole? Üldse mitte, ütles tõuk. No, aga mulle tundub küll. Sulle, kes sina oled? Mulle tundub, et teie peaksite mulle esimesena ütlema, kes teie olete. Miks? Küsis tõuk. See oli uus keeruline küsimus. Ja kuna tõuk paistis olevat erakordselt sandistujus, pöördus Alice minekule. Tule tagasi, hüüdis tõuk talle järele. Mul on midagi tähtsat ütelda. Alice pöördus ümber ja tuli tagasi. Ole rahulik, ütles tõuk. On see kõik? Ei, ütles tõuk. Ning jätkas veidi aja pärast. Missugust kasvu tahad sa olla? No ma pole eriti nõudlik. Ainult ebameeldiv on ühte puhku muutuda, teate. Ei tea. Alice'ile hakkas kops üle maksa minema. Talle polnud eluaeg nii palju vastu räägitud. Oled sa praegu rahul? Küsis tõuk. No, ma tahaksin siiski olla pisut suurem. 3 tolli on ju nii armetu kasv. See on suurepärane kasv, sõnas tõuk pahaselt ja ajas enese rääkides sirgu. Ta oli täpselt 3 tolli pikk. Seejärel roomas tõuk ära rohu sisse, tähendades minekul ainult nii palju. Üks külg paneb su kasvama, teine külg paneb su kahanema. Mille üks külg, mõtles Alice oma ette. Seene, vastas tõuk, nagu oleks Alice seda kuuldavalt küsinud. Seenetükid kaasas jõudis Alice välule, mille keskel oli umbes 4 jala kõrgune maja. Alice näksis seenetükki ja viis oma kasvu 9 tollile. Siis astus ta argsi ukse taha ja koputas. Koputamisest pole mingit kasu, ütles teener. Ja seda 2 põhjusel. Esimeseks sellepärast, et mina olen samal pool just kus sinagi. Teiseks sellepärast, et nad teevad sees niisugust kära, et keegi sind nagunii ei kuule. Rääkides vahtis ta ühte soodu taevasse, sest silmad olid tal pealae ligidal ja punnis nagu konnal. Palun, kuidas ma sisse pääsen, küsis Alice. Su koputamisel võiks olla mõtted, jätkas teener, kui uks oleks meie vahel. Näiteks, kui sa oleksid sees, võiksid sa koputada ja mina laseksin su välja, eks ole. Kuidas ma sisse pääsen? Pead sa üldse sisse pääsema, küsis teener. See on, tead sa, peamine küsimus. Temaga pole mõtet rääkida, ütles Alice meeleheitelt. Tema on täielik idioot. Ning ta avas ukse ja astus sisse. Hertsoginna istus 3-jalgsel järil ja kussutas last, kes aevastas ja karjus vaheldumisi hetkegi vaikimata. Leelõukal istus suur kass ja irvitas kõrvuni suvi. Palun ütelge mulle, sõnas Alice saralt, miks teie kass niimoodi irvitab? Ta on irvikud tõugu selle pärast, ütles Hertsogina. Põrsas! Alice lausa vupatas, kuid sai siis aru, et see oli määratud imikule ja mitte talle. Nii et ta võttis südame rindu ja jätkas. Ma ei teadnudki, et irvikud kassid alati irvitavad. Tõtt-öelda ma ei teadnud, et kassid üldse oskavad irvitada. Nad oskavad seda kõik, ütles Hertsogina, ja suurem osa teeb seda. Mina ei tea ainsatki, kes seda teeks, lausus Alice üliviisakalt. Sina ei tea pooli asju, ütles Hertsogina, see on kindel. Võite ta natuke aega hoida, kui tahad, ütles Hertsogina Alice'ile ja heitis rääkides lapse talle sülle. Mina pean minema. Köögitüdruk viskas talle praebani järele, kuid see läks tast napilt mööda.
väike näps nortsus nagu aurumasin ja rõhatas. Ära rõhata, ütles Alice. See pole üldse sünnisviis enda väljendada. Ja meil rõhatas uuesti. Kui sa kavatsed põrsaks moonduda, kullake, ütles Alice tõsiselt, siis ei teema sinuga üldse enam tegemist, pea seda meeles. Vaine pisike nuuksatas või rõhatas, võimatu öelda, kumb see oli, ja Alice vaatas talle kohkunult näkku. No seekord polnud võimalik eksida. Tas üles polnud midagi muud kui põrsaas. Alice asetas loomahakatise maha ja nägi suure kergendusega, kuidas see rahulikult metsa sörkis. Kui ta oleks suureks kasvanud, arutas Alice endamisi, oleks temast tulnud hirmus inetu laps. Aga ma arvan, et tast tuleb päris nägus siga. Nüüd jahmus ta pisut, nähes irvikut kassi, istumas puuoksal kõigest mõni arv eemal. Irvik Kiisu, kas sa ütleks mulle, kuhu poole ma peaksin siit minema? See sõltub suuresti sellest, kuhu sa tahad välja jõuda, ütles kass. Mul on enam ükskõik kuhu, vastas Alice. Siis ei ole tähtis, kuhu poole sa lähed, sõnas kass. No mis sorti rahvas siin ümberkaudu elab? Sealpool elab kübarsepp, sealpool elab märtsi jänes. Külasta kumba tahes, mõlemad on jaburad. Muuseas, mis sai imikust, päris kass. Peaaegu unustasin küsida. No see moondus põrsaks, vastas Alice rahulikult. Seda ma arvasin, ütles kass ja kadus taas. Alice hakkas kõndima sinna poole, kus pidi elama märtsi jäänes, kui nägi uuesti kassi, kes istus puuoksal. Kas sa ütlesid põrsaks või tursaks, küsis kass. Ma ütlesin põrsaks, vastas Alice. Ja oleks kena, kui sa aina ei ilmuks ega kaoks niimoodi äkitselt. See paneb pea täitsa ringi käima. Hüva, ütles kass ja kadus seekord üsna aeglaselt, alustades saba otsast ja lõpetades irvitusega, mis püsis veel mõnda aega pärast seda, kui kõik muu oli kadunud. Ei noh, kassi ilma irvituseta olen ma sageli näinud, arutas Alice, aga irvitus ilma kassita, see on kõige veidram asi, mis ma oma elus üldse olen näinud. Palju tal edasi minna ei tulnudki, kui hakkas paistma märtsi jänese maja, korstnad kõrvakujulised ja katus karusnahaga kaetud.